on siis 12. päev juba üksinda koodis üritusest ja siin oli selline ülesanne, et sisendiks anti järjend numbritest ja siis on vaja leida üks täisarv, mis on minimaalne arv elemente, mis tuleb eemaldada, et järjend oleks mitte kahanev. Siin on väljund 2 ja siis see tähendab seda, et me peame esiteks siit leidma nii-öelda võimaliku kõige pikema järjendi, mis on siis mitte kahanev. Kui meil siin antud näites on kõige pikem võimalik 2, 3, 4, 6, mis tähendab seda, et me peame ainult 2 elementi ära eemaldama, mis on siis 5 ja 1, et jääks kõige pikem võimalik mitte kahanev järjend, mis tegelikult tähendab seda justkui, et me peame kõik võimalikud kombinatsioonid siin läbi proovima ja minu kood on antud ülesande jaoks selline, mis ma põhimõtteliselt teen, ma leian iga numbri jaoks, kui pikk on kõige pikem võimalik järjend, kui me sellest numbrist alustame. Ehk siis kui me alustame number 2, me saame minna 2, 3, 4, 6, mis on 4-pikkune. Kui me alustame teisest numbrist, ehk siis number 5, siis me saame minna ainult 5 ja 6, sellepärast et ainult 6 on temast suurem, ehk siis siin on 2. Kui me alustame number 3, siis me saame minna 3, sellepärast et 3, 4, 6 on kõige pikem. Ja siis number 6 on muidugi ainult 6, sest temast suuremat enam ei ole paremal ja number 1 alustades on ka ainult number 1, sellepärast et see on 1-pikkune ja temast suuremat paremal ei ole. Ehk siis siin on see antud näide ja siit me hakkame oma algoritmiga minema kõigist numbritest läbi. Mis me siis teeme? Me vaatame number 2-ga, mis number peale number 2 tulla saab. Saab tulla number 5, 3, saab tulla number 4 ja saab tulla number 6. Need on siis kõik numbrid, mis on temast suuremad. Ja siis me vaatame samamoodi rekursiivselt, teeme sama protsessi nende numbritega, ehk siis peale 5 saab tulla ainult number 6 ja siit edasi ta minna ei saa, ehk siis ta lõpeb siin ära. Peale number 3 saab tulla number 4 ja 6, peale number 4 saab tulla ainult number 6 ja peale number 6 ei saa mitte midagi tulla, sellepärast et ta on kõige suurem seal. Nende 6 juures lõppes see ära, nii et me proovime 4-ga edasi, vaatame, et 4 juurest saab tulla paremal pool number 6, mis on temast suurem. Me ei saa minna number 6 edasi. Ja see on siis see, mis me jooksutame number 2 jaoks. Iga kord, kui me jõuame kuhugi lõppu, siis me salvestame, kui sügavale me jõudsime siia rekursiooni sisse. Ehk siis siin on rekursioon 1, siin on rekursioon 2, 3, 4 ja me salvestame siis siia, kui sügav oli kõige sügavam sügavus, milleni me jõudsime selle 2 sees, mis antud olukorras on 4. Ja me teeme täpselt seda sama protsessi kõigi numbritega. Ehk siis me lähme sellest 5 samamoodi. Me tahame selle 5-ga vaadata, et mis numbrid on sellest 5 suuremad. Kuna me selle 5 jaoks arvutasime juba välja, kui kaugele ta läheb. Number 5 enda perspektiivist 5 alustades see rekursiooni tase siin on hoopis number 1, ehk siis kui meil on siin number 5, siis tegelikult see on number 1 rekursiooni tase ja ta läheb edasi number 6 ja see on number 2 rekursiooni tase. Ja see tähendab seda, et me selle number 5 enda sisse, me salvestame, et kui me alustame siit number 5, siis meie kõige pikem võimalik sügavus on number 2, ehk siis me saame minna 5 ja 6. Number 2 alustades me saame minna 4 sügavusele. Number 3 alustades, no me oleme number 3 juba läbi teinud, me teame, et number 3 alustades me saame number 3 perspektiivist. See siin on 1, see siin on 2 ja see siin on 3, ehk siis me saame minna 3 sügavusele number 3 perspektiivist. Number 4 perspektiivist, see on 1 ja see on 2, nii et number 4 perspektiivist me saame minna 2 sügavusele, number 6 perspektiivist me saame minna 1 sügavusele ja number 1 perspektiivist 1 sügavusele. Nii et need ongi need numbrid, mis meil lõpuks kõikidest nendest erinevatest pikkustest tulevad. Et me teame, millisest numbrist alates võib potentsiaalne kõige pikem järjend olla, kui pikk. Ja kui meil on kõik need numbrid käes, siis me leiame siit kõige pikema ja number 2 viitab number 4, ehk siis number 4 ütleb, et kõige pikem järjend võib olla 4-pikkune ja kuna selle järjendi pikkus siin on 6, siis me lõpuks teeme 6 miinus 4, mis võrdub 2 ja 2 on meie vastus, et me peame 2 elementi siit järjendist ära eemaldama. Et selline üpriski keeruline rekursiooni ülesanne 12. detsember.